ma olen Keila kooli vilistlane. Ma tulin tegelikult Keila kooli 3. klassi, mis tähendas, et minu koolihoone oli tänane algkoolimaja ehk siis Vabadussammas. Ja väikesest maakoolist suurde klassi. Ja selles mõttes oli see üsna oluline elumuutus. Mina õppisin tegelikult selles hoone osas, kus oli vene kool, kus praegu on vene kool. Ja ma mäletan seda, et seal olid need üles-alla trepid, mis tegelikult 3. klassi õpilasele, eks ole, väiksest koolist tulles oli hästi selline segadus oli. Aga kui ma mõtlen sellele tulekule ja mõtlen inimestele, siis on kindlasti väga eredaid õpetajaid, kes on sellest ajast meeles. Et ma üldse arvan, et minu kooliaeg Keila koolis on olnud väga, ütleme siis, kohtumine väga huvitavate inimestega. Et sellel ajal olid õpetajad, kes olid tõesti eredad isiksused. Et ma mäletan, ma tulin maakoolist ja mul oli siis tänases mõistes need loodusained. Ja meile õpetas seda Hugo Venda. Et tegelikult ei kujuta üldse ette, kes veel mäletab Hugo Vendat. Ja tema oli selline pikk vibalik mees ja tal oli kunstsilm. Ja ta tuli aeg-ajalt õpilastele kohutavalt lähedale ja see oli ikkagi päris hirmutav. Aga mis oli tema puhul veel huvitav see, et tema mängis situatsioonid läbi. Et tema lähenes sinule öös, et ma olen suur pill ja kummardus. Nii. Või näiteks viskas end tahvli ja laua vahel oli ruum, kus siis klassist ei näinud sinna tahvli ja laua vahel olevat põrandat. Ja siis ta äkki partsatas sinna pikali, kõik ehmatasid ära, kõik jooksid vaatama, mis juhtus Hugo Vendaga. Ja siis Hugo Venda lebas seal ja ütles, et missugused lihased mul nüüd liikusid. Mis me sellest siis järeldame ja sealt kujunes siis õppetund. Ja ma arvan, et loodusaineid oli temaga põnev õppida, aga teda ka väga kardeti. Siis kindlasti tuleb mul varasemast ja ka hilisemast ajast meelde tegelikult siis õppelajuhatajana mu meelest vist töötas Tiina Sale Veisalu, ehk siis tänasel päeval Veisalu, kes oli väga maitsekalt riides, mida siis ikkagi tüdrukud vaatasid. Ja kindlasti oli tema puhul hästi oluline see, et kuidas ta sai inimesed joonistama. Et ta ei tekitanud seda krampi, et mina, kes ma ei oska väga hästi joonistada. Ma tundsin ennast alati, tema tundises väga hästi. Sest et ta tekitas sellise õhkkonna, tema ütles, et tõmba natuke siit, tõmba natuke sealt, näed, juba läkski paremaks, et ta väga osavalt innustas looma, mis toonases koolis ilmselt ei olnud väga tavaline. Et meil oli sõjalise algõpetuse tunnid ja seda andis Pjotor Malavitško. Ja kõik tüdrukud käisid ju toona koolis koolivormis, seelikus ja me käisime ka lasketiirus laskmas, mis ühtpidi oli nagu põnev, aga teistpidi ka suhteliselt ebamugav. Ja loomulikult on ilmselt kõikidele toonastele õpilastele meeles see, kuidas tuli lahti võtta automaati siis aja peale, et kõigepealt siis Pjotor Malavitško, kes rääkis ukraina aktsendiga vene keelt, andis siis käsu, et automaat razabrat ja siis kõik võtsid selle kribinal lahti ja siis tuli, et automaat sabrat ja seda kõike tehti hinde peale, ehk siis kiirus oli määrav. Nii et ka see oli üsna omapärane kogemus. Ja kui rääkida võib-olla gümnaasiumi osast, siis kindlasti oli oluline hetk see, kui meie kollektiivi tulid noored õpetajad. Ma mäletan, milline elevus valdas gümnasistide hulgas või eriti siis poiste hulgas, kui tuli Kalina Galutvo, täna siis Kalina Žukova, või kui tuli Einart Mändla.
keemiat andma, siis ikkagi ka gümnasistid, tüdrukud olid üsna elevil, et suhteliselt piinlik oli olla ikka väga rumal, sellepärast et Einart Mändla oskas väga väga targalt sind vaadata ja sa said kohe aru, et et järgmisel korral, et selles pilgus oli pigem kahjutunne kui etteheide, et oh jumal küll, mis me nüüd selle asjaga teeme, siis ikkagi prooviti õppida keemiat, kes siis kuidas, aga kindlasti see olulisel määral elavdas toonast sellist kooliõhkkonda. Ja muidugi tuli siis ka Eve Sauemägi, kes tõi hoopis intellektuaalses mõttes hoopis teistsuguse õpetamisstiili ja Sauekaks, nagu teda siis omal ajal ka kutsuti, kes pani inimesi rohkem mõtlema, mitte nii väga asju lihtsalt ära õppima. Ja loomulikult oli ka noorte õpetajatega alati hästi tore suhelda, mis andis siis juurde ja sealt tulid ka sellised väljasõidud. Just gümnaasiumi ajast ma mäletan, et me käisime Peterburis, sest toona olid ju ikkagi kommunistlikud noored, olid sellised, komsomolilaager oli, ka täna, eks ole, sõidetakse laagrisse ja väljasõitudele, aga sellise ideoloogilise surveperioodil olid need sellised vabadushetked, kus siis selle Komsomoli sildi all tehti väga palju lahedat. Et kõik need vaba lava ja ütleme sellised ka tänased, eks ole, show'd, mis meie kooli traditsioonid on, olid tegelikult minu nooruspõlvel õpilasena, kui ma koolis käisin, olid nad kõik olemas. Et Anne Siniver vedas seda kõike. Ja ma arvan, et sealt sai nii mõnigi oma kas näitlemispisiku, muusikupisiku, et kõik, millega õpilane nagu ise hakkama sai, tegelikult ta seda ka tegi. Ja muidugi olid need näärishow'd, oli siis omaette ootushetk, sest et ega ma tegelikult toonas direktori nahas ei oleks tahtnud olla, sest et tema lõppkokkuvõttes vastutas selle eest ja mitte mingisugust garantiid ei olnud, et peaproovis läbi tehtu täpselt samal kujul oli ka esietendusel ja ütleme selline poliitiline pila või poliitilised teravused, need võisid ikkagi väga kurvalt lõppeda. Aga üldiselt ma mäletan Keila koolist just seda õhkkonda, et meil oli hästi palju rangeid õpetajaid, väga nagu sellised oma alas mõiste nagu spetsialistid, aga et kui sa hätta jäid, siis olid nad kõik nagu väga suure südamega inimesed. Et see on tegelikult see, mida ma hästi meenutan. Ja täna olles ise õpetaja, imetlen ma Inge Kitsingut, kes oli minu eesti keele ja kirjandusõpetaja gümnaasiumis, kelle juurde ma tulin ka Keila kooli praktikale, et kuidas tema suutis koguda enda ette need, kes tahtsid kirjandust ja keelt õppida ja suunata sinna tagumistesse pinkidesse need, kellel olid muud huvid ja kuidas ta lihtsalt koputas, kui sumin läks seal taga liiga suureks, siis ta lihtsalt koputas lauale tasa ja lasi oma tunniga edasi ja ta oligi huvitav ja ta oli väga palju lugenud naine, et seegi oli nagu toonases koolis, kus oli väga palju sellist rangust, oli selline vabadus ja nagu selline mõistmine. Ja võib-olla ka see, et tänased õpilased ei kujuta ette seda, et sa pead ringis jalutama ja sa ei tohi vahetunni ajal üldse, eks ole, joosta, et kõik jalutavad ringis, korrapidaja õpetaja seisab keskel või servas või kas või seda, et sa ei tohtinud kanda teisi riideid kui koolivorm. Ehk siis näiteks minagi mäletan seda, kuidas ma ühel korral olin sunnitud tulema punase kampsuniga kooli ja sunnitud seetõttu, et lihtsalt minu koolivormi pluus ei kuivanud ära. Eks. Ja ma mäletan, et sellest teatati minu emale, kes oli toona Keila koolis ka õpetaja, anti kohe teada, et miks on sinu tütrel nii ja niisugused riided seljas.
et Endel Kinks, meie gümnaasiumi aja klassijuhataja, jalutas mööda klassi aeg-ajalt ja koputas sõrmega sinu ees, andmaks märku, et korja ära oma sõrmused. Sest tüdrukud ikka on tahtnud kanda, eks ju, sõrmuseid, aga neid tegelikult ei tohtinud siis olla. Ja muidugi, kui ma isiklikult mäletan, isiklikust kogemusest mäletan seda, et ma käisin suviti Ukrainas puhkamas ja siis ma olin sealt saanud osta ühe juukseklambri, kus olid värvid sinine, must ja valge. Ja eks ma siis läksin ka sellega kooli. Õnneks ma sain lihtsalt viisaka vihje ja loomulikult ma võtsin selle ära, sest et sellest ilmselgelt ei oleks ainult olnud mulle jama. Et see oleks olnud juba märksa olulisemate tagajärgedega. Et nii ta oli. Ma olen hästi paikkonnatruu. Ja kuna ma olen ikkagi siin, ma pean nagu Keilat oma kodulinnaks, siis kui ma tegin pedagoogilist praktikat, siis toonasest Tallinna pedagoogilises instituudis, tänases Tallinna Ülikoolis, siis ma tulin loomulikult oma kooli praktikale. Ja tegelikult mulle siin hästi meeldis. Ja kuna toona oli kord, et kõik käis suunamise alusel. Ehk siis, kui ma lõpetasin, siis koolid andsid ju teada, kuhu on vaja eesti keele õpetajat, eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Mul oli tegelikult veel ka selline klassivälise lisaeriala mingi. Ja Keila koolis oli võimalik võtta mind. Siis ma tahtsingi siia tulla. Et ma täiesti teadlikult valisin, et kuna see töökoha valik oli seotud pingereaga. Ja ma oleksin võinud valida ükskõik millise Eesti kooli, kes pakkusid, näiteks meil oli ka võimalus minna tänasesse Gustav Adolfisse ja nii, siis just selle paikkonna truuduse tõttu, et mulle tegelikult meeldis siin nii elada ja ma tahtsin ka siin töötada, et ma tulin ikkagi Keila kooli ja siin ma olengi. Ei ole ka läinud ära. See on nagu minu põhimõtteline valik olnud. Tegelikult ju, kui me sinna läksime, siis ta oli ka suhteliselt moodne hoone. Aga seal oli võib-olla see, et meil oli suur aula, mida sai, eks ole, hästi kasutada erinevateks tegevusteks. Meil oli seal ikkagi raadioruum õpilastel, mis oli, eks ole, meil oli seal noortel õpetajatel oma kooskäimise koht. Aga ütleme, klassiruumid iseenesest, nad olid ikka nagu karbid, eks rivis. Ja selle maja võib-olla selline, mis minule meenub alati sellega, see oli see, et vara kevadel palav, talvel külm. Ja mis mulle selle majaga ka alati meenub, on see, et kui ma seal õpilasena olin, siis kogu aeg meie kooli direktor Endel Kukner, kes oli väga, väga huvitav direktor ja väga selline tegelikult õpilaste sõbralik. Tema käis ja kogu aeg remontis. Tema ei saanudki ülikonda mõnel päeval kanda, sest et kogu aeg olid mingid torud katki. Et kui ma sellele majale mõtlen, siis just sellised teatud ebaõnnestumised, kindlasti ka esimesed evakuatsiooni ettevõtmised, mis selles majas olid ikkagi väga keerulised ka läbi viia ja ta ei olnud nagu mõnus maja selles mõttes. Aga aknad päiksesse, mis oli ka see, mille üle siin kõik rõõmustasid, et et kohe ei ole päike, ei tapa sind sealt varakevadest alates. Et söökla, eks ju, suur söökla, mis oli ju võrreldes ikkagi paljudel juhtudel nii suurt sööklat ju ei olnud. Et meil see siis oli, et see oli minu arvates nagu tore selles majas ka. Aga mingeid selliseid salapäraseid urkaid või saladusi täis tube, et neid ilmselt peaksid teadma õpilased, kes toona koolis käisid, et mis oli neile saladus. Minu jaoks on alati kõige olulisemad inimesed, kellega sa koos töötad.
ja nii nagu ükskõik millisest majast ma ei räägi, on olnud Keila koolis alati selliseid hingesugulasi, et tegelikult on meil hästi tore töötada, ütleme, kui ma räägin eesti keelest ja kirjandusest, meil on väga, väga nagu kokkuhoidev seltskond, meil on väga hea koostöö, meil on noori ja vanu, mis on nagu vahva. Ja mida ma kõrvalt vaatan, millest mul võib-olla on mõnikord kahju, et mulle tundub, et mina noore õpetajana sain selliseid õpetajate koos olemisi, kus eesmärgiks oli midagi ise lavastada, midagi ise teha. Me tähistasime meestepäeva, ikkagi me mõtlesime mitu kuud, kuidas seda teha, sellepärast, et meie ei saanud kusagilt tellida mingisugust etteastet. Me tegime nagu kõik ise, kostüümid, tantsud ja mehed tegid ka midagi, eks jälle naistepäeval, et need olid nagu hästi toredad ühisüritused õpetajatele, kus oli palju tegevust. Mitte see, et nagu täna on hea võimalus minna, lähed restorani kolleegidega, aga siis tuli nagu kõik ise teha. Me tegime ka ise toidud, eks kõik küpsetasime, et see hästi liitis seda kollektiivi. Ja mina noore õpetajana just nimelt mäletan seda, et meil oli noorte õpetajatega väga lahe. Aga see lahe paistis ka rohkem välja, kui ma näiteks nagu praegu näen, eks seda. Et ma kujutan ette, et ega noored õpetajad suhtlevad praegu ka oma vahel, aga ta ei paista nagu sellises koolipildis minu meelest nii hästi välja. Ja sest aeg ongi teine. Aeg ongi teine, et enam ei pea niiviisi rabelema ja pingutama. Ma ei teagi, kas ma enam tahan nii väga sellele vastata. Et ma tahaksin, et nüüd tuleksid noored ja et Keila kooli tulevik oleks hästi nagu seotud just sellega, et noored õpetajad tulevad, tahavad seda kooli edasi viia. Sest mina enam visionääriks ei sobi. Nii ongi. Et see aeg on selles mõttes läbi. Aga mida ma küll tahan ja mis oli minu kooli ajal ja ma väga loodan, et see aeg tuleb sellisel kujul tagasi, oli see, et Keila kool oli väga, väga hinnatud kool. Ja et meie kuvand oli selline, et kui mina läksin näiteks kõrgkooli, siis mul pruukis ainult öelda, et seal oli, eks ole, vestlusvoor, kus küsiti, et aga kust koolist te tulete. Ja kui ma ütlesin Keila, siis, eks ole, ta ei olnud Keila kool, aga ütlesin siis oma kooli nime. See on see, kus olid need turniirid, need jah. Et kui sa tulid Keila koolist, siis sul oli nagu kvaliteedimärk küljes. Ja seda ma tahaks tagasi. Ma kutsuks siia võimalikult palju huvitavaid inimesi väljast poolt. Ehk siis ma kutsuks siia inimesed, kes ei ole päriselt õpetajad, kes on mingis valdkonnas tugevad. Olgu see film, olgu see teater, olgu see, ma ei tea, kokandus, et noored inimesed näeksid, kuhu on võimalik jõuda, missuguseid valikuid on tegelikult, et tänasel noorel on nii palju võimalusi võrreldes sellega, mis oli näiteks minul koolis käies, eks ole. Et ma tahaksin, et nad saaksid võimalikult paljude huvitavate inimestega kokku juba koolipõlves, et see võiks neid inspireerida. Et ma ise usun tegelikult inspiratsiooni. Et midagi näha ja kogeda, et sellest võib sündida kellelegi tulevikuks tema tee. Et see mulle meeldiks. Tegelikult Keila koolil on olnud tore traditsioon, et teatud aja tagant anda välja õpilastööde kogumik, õpilastööde almanahid, eks ole, kus olid siis ilukirjandus ja siis võis ka olla kujutavat kunsti. Ja mul on olnud võimalus toimetada 3 Keila kooli almanahi. Ja need on selles mõttes väga olulised
raamatukesed, et seal paistab välja just see Keila kooli õpilase võimekus kirjutada, joonistada, pildistada, mis on ju jälle väga tore ja see seostub kindlasti ka selle ettevõtmisega Oma nägu, mis on olnud kooli kaubamärk mingitel perioodidel. Et see oleks võib-olla see, mida võiks ka taastada, see kooli Oma näo konkurss. Armasta ja austa oma kooli ja ära kunagi unusta, et tegelikult väga palju saab alguse sinu kooliteest. Mulle meeldivad need vilistlased, kes on jõudnud Eesti mõistes ikkagi päris kaugele edukuse mõttes. Ja see on nii ilus, kui nad meenutavad, et aga tegelikult võib-olla tema huvi, aga võib-olla ka just vastupidi oli see piduriks, oli mingi tegevus koolis, mõni isik koolis. Et ma tahaksin, et tänased õpilased mäletaksid, et kus nad on käinud ja mis oli sellest tegelikult toredat ja inspireerivat. Kuigi see võib päevast päeva tunduda halli, üksluise, rutiinse, õpetajad ongi nõudlikud, ongi kiuslikud, aga tegelikult see päris nii ei ole.